aga ei, 24 ringi, nii tuleb maha ka Dokkeer, mille tagul. Toodama valma ukse peal, et keegi ei läheks Dokkeeri tekki, vaataks mida tehakse. Meid on tabanud praegu väiksed tehnilised probleemid. Kuumenes vist arvatavasti natuke üle ja ei tahtnud hästi käia. Ja need tehnilised probleemid ei taha kuidagi ära minna, aga üritame. Vahepeal juba andis sellist märku, et juba käis ja Raivo oleks söösnud uuesti raja peale, aga võta näpust, suri jälle enne sööstu ära. Mina peaks minema rajale 3 tunni pärast ja mul on sõita siis 5 ringi, kui ma selle kõik vastu pean, siis Raivo tegi esimesed 4 ära. Ja eks siis vaatab, mis siis saab. No, praegu loodame, et saame aparaadi käima ja siis sööstame võitlustulle. Ma arvan, et ikka saab. Vahetame kondeka ära ja ma arvan, et hakkab ehk tööle. Ma olen eest ära. Aga see on siuke tavaline asi, mis juhtub või see lihtsalt on sellest ülekuumenemist? Ei, see on tavaline asi. Paraku ta ongi niimoodi ehitatud. Need vanatüübi kondensaatorid on Nõukogude Liidu vanad ülitused ja need ikka vahest teevad tere sulle. Just kõige paremal hetkel, kui sa seda ei oota. Loodame, et saab elu sisse. Käisin järgi põllu peal. Noh, ka taskus, jah? Aga ta on keevitatud. See on see samad, ka see eile matsu ka, et sulle. Mis teil on praegu sees? Praegu tuli pedaal võrril küljest ära, nüüd hakatakse seda külge tagasi keevitama. Juhtub asju, aga meil on vähemalt oluline hea omadus on see, et me oleme 2 tunni sees ka oma ringid ära teinud juba, nii et jätkame võidukal kursil. Ma arvan, et see minu eilne käbla aitas ka, et eks ma kukkusin ka selle pedaali peale täpselt. Number 17 Margus Rätsep, number 50 teine Viktor Keide. Upa, Viktor on ikka tubli poiss. Ei, ma räägin, minul on kirjas ainult eestkõne kaptenite või teeme mingid nimed. Ei no loomulikult ma räägin, mis mul paberi peal on, kuda mees. Ei, ei. Raivo on jälle kadunud, sai uue pedaali külge, aga nüüd on jälle, pole siit stardi-finissi juurest tükk aega mööda sõitnud. Ei lähe algus lihtsalt meil, loodame vähemalt, et lõpp läheb siis lihtsalt. Ja muideks bensiin hoiame kõvasti kokku, kui vähem sõidame. Ei, no absoluutselt. Ega siis minul vanaisa kündmisel tegi aeg-ajalt vaheaega, ütles, et hobune tahab ka puhata. Meil on sama värk, et ega võrd tahab puhata, võrd ei taha järjest kogu aeg ju kimada. Nii kui siit ümber nurga läksin, nii jälle sama asi. Nii, mul on tunne, et siin antakse panuseid. Kooles ära ja väntasin, jooksin, 1 euro. lükkasin, 1 euro on panus. Ei taha rohkem. Kui tahad rohkem, siis sul tuleb topelt panus. Sellist võidusõitu. Kus me sellist võidusõitu tahtsin? Ühe punkti õiguse rohkem, kui keegi veel, 625 ringi Rakvere motopood. Rakvere motopood 2 eurot ja 2 panus.
nii, ma sõitsin oma ringid ära nüüd. Ametlikult pidin vist tegema 5, aga läks natukene rohkem, sest jube hästi võrr töötas ja ma usun, et aeg tuli ka. Ainuke asi oli see, et teisel ringil tuli ära üks pedaal küljest, mis siis natukene muutis vasakule poole keeramise natukene halvemaks, sest enam ei olnud kuskile toetada ja pidi lihtsalt niimoodi kuidagi olema seal võrri küljes. Aga sellegipoolest täiesti uskumatult hea kogemus jälle, kõik tuli meelde, mis vanasti oli ja hirmus oli tegelikult ainult esimene ring. Edasi läks kõik juba libedalt ja nüüd ma tulin maha, et lasta võrril veits puhata ja siis läks meie Läti, õigemini Top Geari Läti peatoimetaja rajale, aga paraku jõudis ainult sinna üles välja ja seal jäi seisma. Midagi juhtus, aga loodame, et ta saab käima, saab oma asjad ära sõidetud ja siis keevitame selle ja viidine jälle võrri külge tagasi ja võidusõit jätkub. Raimo Pagarovi tiim, tema on 81 peal ja ta on läbinud... Well, I don't know. Something related to the secrets of Soviet moped. I don't know. But I guess we were doing quite well. And especially in the corners, we're making really good speed. So I hope it will get fixed in a few minutes so we can go on. Väike reguleering ja läheb jälle edasi. 2 tunni järel oleme 48. kohal. Tervelt 3 tiimi on tagapool. TV3 kurat on ikka eespool veel, nad olid miski 36 või midagi sellist. Aga sellest me oleme juba 2 pedaali lõhkunud. Mootor on lihtsalt seisma jäänud mitu korda, nii et ei ole häda midagi. Sõidame, elame veel. Iga tund oleme seni suutnud, ka siis selle 3. tunni oleme vähemalt 1 ringi suutnud teha, nii et oleme igati edenemas. Ja Ilmars läheb uuesti rajale. Seis on väga. Hetkel praegu siis Maidel ja Mansil on väga põnev seis, sellepärast et 2 tunni tagant on juhtima asunud Virumaa enda mehed Janek Molotovi tiim number 20. Nad on sõitnud 75 ringi 2 tunniga, 120 minutiga 75 ringi. Mul läks hästi praegu, aga vahet ei ole. Nad on standardklassis, kellele ka muidu kõige rohkem panuseid pannakse. Aga muide panustest rääkides. Panustega on nüüd selline lugu, et panime üles panused 1 euro ja kui palju ringe saab võitja. Lihtne panus, paned 2 eurot, siis sul siis võimalus võita suureneb lihtsalt. Kogu panus, mis on minu taskus praegu 1, 2, 3 eurot ja 1 Vene rubla, pluss ringide arv minu isiklikust taskust läheb kohe sellele võitjale nagu käest ära. Aga tagasi tulles siis tulemuste juurde. Teisel kohal on praegu tiim Vendak Bogdani juhtimises, on tehnikute tiim number 64. 3. on Maino Roosnumne Saku Särru klubist, kurat, mulle kogu aeg segamini see. Nemad on siis 3 ringi maha, 72 ringi. Ja nii edasi. Ja siis 4. kohal, muide, täiesti ootamatult mingi UFO tiim, täiesti teadmata nimega, number 17, ta ei ole üheski protokollis, Margus Rätsep on talle nimeks kirjutatud, on läbinud 72 ringi. Nad käivad juba 3. korda siin minu juures. Me oleme olemas, aga meid ei ole kirjas. Help me please. Nad läksid nüüd asja korda tegema, ma ei tea, mis juhtus. Ja siis on veel 2 geidet. 1 geide on langenud, las ta olla. Ühesõnaga on 56 võistkonda siiamaani rajal. Mis on Top Geari taustal? Siin ei olnudki midagi nagu väga erilist, et Sargavere kutsuti, tule, paar kuud käisin närvidele. Läksin, andsin näppu, võeti käsi ja nüüd ma siin olen. Ei kahetsa. Mis kuradi sõnu siin? Sõita tuleb, mitte möliseda. Sõida ja ära mölise, nagu klassik ütles. Sina ja Magava, tere tulemast minna magajate kampa. Ei ole seda õiget. Ei ole rohkem neile haiget teinud, kui mõned
loodad ka sõidule saada või? Äkki saab, jah. Vabamäe läks racing mode'i ja enam ära ei tule. Tundub nii, jah. Mina oma esimesel vahetusel sellist lõbu ei saanud, et sõita kogu aeg. Aga nüüd tundub tehnika kestvad, nii et nüüd ka... Jah, annaks jumal. Suri välja? Bents sai otsa. Ma ei tea, ei ole. Samamoodi ei seisma. Pedaal tuli jälle Küljest ära. Aga seda üles ei leidnud. Ma tean, kus ta on. Ma olen toonud ta ära. Jaa. Aga ma vahepeal ta suri ära, siis ma lükkasin mingisugune 200 meetrit ja siis ma lükkasin ta uuesti käima. Siis vahepeal oligi üks pikk ring oli. Ja kogu aeg keerasin kinni poole. Lahti poole pidi keerama. Kui ta täis läheb, mis sa tast lahti keerad? Mis emotsioon on? Emotsioon on uhke, siin oleks võinud hommikuni sõita, kui ei oleks pill seisma jäänud. TV3-st sõitsin korra mööda, siis nüüd jäi seisma, nüüd läks nemad jälle minust ette. Ei, trajektoori sai kätte, siis oli mitte kordagi rajal ei ole vaja pidurdada. Täitsa jälle pedaal. Täna ikka saame kõvasti pedaali. Ei, ta oli siin nurga peal, selle alajaama või pumbajaama nurga juures. Kindel pedaali koht on. Ei, no see on jah. Ei, aga ma harjusin ilma selleta sõitma, ma ei tea, kus ma sinna jala panin kuskile. Ma loodan, et nüüd on rellakas üles leitud, saab korralikult lahti. Oota, see on nüüd valmis jälle või? Ei ole. Üleeile sõitsin 2 tundi. Mingi keskmine on kuskil 127. Praegu siin oli 33 minti, keskmine oli 168. Nii. Motosport on õige koormus, jah. Ära seda telesse lase, mu arst tapab mind ära. Ta ei luba mul üle 130 pöördesse lasta. Ärge heitke meelt, meil on kõigest 20 tundi veel sõita ja see on tegelikult väga vähe. See on täpselt nii palju kui üks töönädal. Oleme 2 kohta tõusnud, 46. oleme 3 tunni järel. Nii et enne olime 48. aga halb uudis on see, et isegi 45. on meist 5 ringi eespool. Õnneks on teil nüüd aega öö otsa sõita siin ja teile meil on valgust vaja, kurat. Ma sõidaks ju küll, aga valgus ei taha kuidagi sündida seal. Mingi 6 on niikuinii, aga valge 5. 5-ni peabki vist olema, ongi küljes või? 25 sekundit, jee! Kõige kiirem boksi peatus. Tervitan teisi ka. Lähed veel või? Okei. Ei tea praegu, kui käima saame. Jah. Jääb jooks. Mul on siuke tunne, et see süüte kaanega kurat. Pidi küll poole pealt ära minema, aga teie panite võiduka hommikuni või õigemini järgmise päeva õhtuni, et kuidas siis tulemus tuli? Tulemus tuli 36. koht 55 lõpetaja seas ja läbisime 524 ringi lõpuks, aga ma ei ole küll täpselt kokku lugenud, kui palju meil neid remondipausi oli, aga ma kujutan ette, et mingisugune 5 või võib-olla isegi 6 tundi sellest 24-st me tegelikult seisime. Ja kui siin sai alguses välja õigatud, et tahame hirmsasti TV3-ga võidu ajada, siis see lendas tegelikult plaan praktiliselt juba esimese tunniga uppi, sest me olime pärast 5. ringi boksis ja see esimene boksi peatus kestis, kui ma nüüd õigesti mäletan, umbes 40 minutit ja esimese päeva keskööks olime juba oma 60 ringi taga, nii et sellega oli see asi oli oma lahenduse saanud. Üldine moraal püsis kõrge? Ei, absoluutselt ja peamehaanik Andres Põldver muidugi meie 1000 tänu tolle, et ilma temata me ei oleks mitte kuskile jõudnud ja ta ise ka tänas meid, ütles, et nii head tiimi talle ei ole kunagi olnud. Me jälle ütlesime vastu, et me oleme nii lollid, et me ei osanud midagi küsida. Kõike, mida öeldi, et tuleb teha, kohe tegime. Selles mõttes oli niisugune väga hea vastastikune klapp. Kas Võrriga midagi juhtus ka? Tuli veel asju küljest ära või? Võrriga juhtus.
Võrriga juhtus kõike. Pedaal tuli ka veel mitu korda küljest ära ja ma öösel korra kukkusin, õigemini mitte omal initsiatiivil, vaid ühe möödasõidul ühe aeglasema kaasvõistlejaga põrkisin kokku, ta keeras mulle ette ja siis kukkusin põlve katki ja tuli ka pedaal veel ära ja mingeid väiksemaid äpardusi seal veel oli, sadula vahetasime ära ja veel sisuliselt viimase tunni keskel, kui kuskil 35 minutit oli sõita, siis oli ka meil suhteliselt ärev hetk, et kas see ristapuu nüüd kestab lõpuni või ei kesta, aga kestis.